Miks peaks sind huvitama, kes saab Los Angelese linnapeaks? Oi, sind huvitab see küll, sind tõesti huvitab. Sa lihtsalt veel ei tea seda ja ma kavatsen sind selles veenda. Siin on selle loo taust, mida sa pead teadma. On üks mees nimega Spencer Pratt. Ta oli kunagi suur ja uhke näitleja. Tal oli suur ja uhke maja, mis põles maha hullus palee tulekahjus, mida me kõik mäletame Los Angelese linnapea ajal, kelle nimi oli Karen Bass. Mustanahaline naine, kes oli oma töös üsna ebakompetentne, mis ei ole kuidagi seotud tema nahavärviga. Kui sa oled viimasel ajal Ameerika uudiseid lugenud, siis oled näinud, et Los Angeles on muutunud uskumatult kehvaks. Ja ma ei räägi ainult kodutuskriisist. Üle nädala toimub mingi keskkonnakatastroof. Kuulsuste kodud põlevad maha. See on täielik katastroof, liiklus ja kõik muu. Ja Los Angeles peaks ju olema Ameerika ühiskonna tipp. Kõige imelisem ilm, kus kõik kuulsused tahavad elada, aga sellest on saanud täielik katastroof. Ja see mees, Spencer Pratt, mõtles, tead mis? Mul on sellest küllalt, me tegelikult hakkame midagi muutma. Aga kuidas ta siis maailmale näitab, et ta seda muudatust teeb? Nende täiesti geniaalsete tehisintellekti abil loodud videodega, mis toovad selle mõtte nii hästi esile, et ma tõesti usun, et sulle hakkab see väga meeldima. Tere tulemast The Pushbacki! Mina olen Erika, sinu saatejuht. Me oleme siin, et jagada kõiki neid lugusid, mis praegu toimuvad ja astuda vastu hullusele. Nii et vajuta sellele hype-nupule, telli kanal ja tee kõik vajalik. Tere tulemast perre! Okei, vaatame nüüd. Ja sõbrad, me hakkame täpselt lahti seletama, mida Spencer Pratt usub, sest see on peaaegu revolutsiooniline sellises linnas nagu LA. See linnapea valimiste võitlus läheb tõesti kuumaks. Kelle poolt teie hääletate? Pole veel otsustanud. Sama siin, pole eriti jälginud. Sama. Ma ei ole magapooldaja ega midagi sellist. Aga linn on ikka päris käest ära läinud, eks? Jah. Jessica astus teisel päeval mänguväljakul nõela otsa. Ma ei ole vihane ega midagi. Ma ei ole magapooldaja ega midagi, aga kas sa oled viimasel ajal kesklinnas käinud? See näeb välja nagu elavat surnud osa. Mitte, et ma oleksin magapooldaja või midagi. Spencer Pratt tundub, et tal on mõned head ideed. Mitte, et ma oleksin magapooldaja või midagi. Ta tundub küll kogu aeg väga vihane. Nad põletasid ju tema maja maha. Samuti, ilmselt peatub ta Bel Airi hotellis, mitte oma kinnistul olevas Haagis suvilas. Jah. Nad põletasid tema maja maha. Okei, me oleme siin kõik täiskasvanud. Mis oleks, kui loeme 3 ja siis ütleme, kelle poolt me hääletame? 1, 2, 3. Spencer Pratt. Jaa. Spencer Pratt. Kas sa kujutad ette, kui meie naised teaksid? Me kõik hääletame Spencer Pratti poolt, eks? Muidugi, loomulikult. Ma sooviksin, et saaksin juba eile hääletada. Olgu. Miks see on puhas geenius? Siis lisaks sellele, et see lihtsalt paneb sind naeratama, tead ju neid vestlusi, kus inimesed on natuke närvis ja tahavad midagi öelda ja siis kõik tulevad kokku ning meil kõigil on samad arvamused. See on nii lõbus. Los Angeleses on vabariiklane olemine ilmselt kõige hullem asi, mida sa teha saad. Aga järjest rohkem inimesi hakkab aru saama, et demokraatidest esindajad on kehvad ja nende linn nende reeglite all laguneb. See on lihtsalt kohutav. Need poliitikad on kohutavad. Aga kui sa tahad olla Los Angelese Hollywoodi staar või midagi sellist, siis sa ju ei tunnista, et oled tegelikult natuke paremale kaldu. Nüüd, Spencer, ma ei usu, et ta oleks avalikul vabariiklane. Ma arvan, et ta kandideerib sõltumatuna, aga ta on kristlane ja tal on tugevad väärtused ning ta seisab nende eest ja propageerib neid. Ja järjest rohkem inimesi on nagu, okei, nüüd lähevad reklaamid veel paremaks. Päriselt ka, ma mõtlen, need on nii head. Aga need on nii head ja need tekitavad nii palju kära selle mehe ümber, kellel on enesekindlust öelda, mida ta tegelikult usub. Ja me vaatame seda kohe. Tema võimalused tegelikult linnapeaks saada aina kasvavad ja kasvavad. Nüüd astub ta vastamisi, nagu me ütlesime, selle naisega, Karen Bassiga, kellel tundub endiselt olevat hea võimalus linnapeaks saada, aga me ei tea seda kindlalt. Kui vaadata, kus Spencer oli vaid mõned nädalad tagasi, siis tema võimalus oli umbes 14%. Nüüd on tema võimalused tõusud umbes 30% peale ja nii edasi. Ja see on ilmselgelt Kalshi andmetel, mis neile, kes ei tea, on suurim ennustuste turg Ameerika Ühendriikides. Ja nemad on selle video sponsorid. Nii et kindlasti laadige alla Kalshi rakendus, kasutage koodi MEIER, et saada $10, kui teete $10 väärtuses tehinguid. Kalshi kirjutatakse KALSHI ja pange oma raha sinna, kus on teie ennustus. Aga siin näete, mida inimesed tegelikult mõtlema hakkavad.
ja just siin hakkasid need videod populaarsust koguma ning need avaldavad tegelikult mõju. No mõtlen, kas see on tehisintellekti tulevik? Me ei tea, aga eks näis. Enne kui läheme nende erinevate videote detailidesse ja need on tõesti, ma mõtlen, need on tõesti nii head. Loeme natuke temast. Spencer Pratt on endine tõsielusarja The Hills täht. Ta kandideerib Los Angelese linnapeaks 2026. aasta 2. juuni eelvalimistel parteitu kandidaadina, kuigi ta on registreeritud vabariiklane. Ta astus võistlusse pärast seda, kui kaotas oma palees kodu 2025 aasta maastikupõlengutes. Ta positsioneerib end outsiderina, kes on vihane läbikukkunud juhtimise, korruptsiooni ja linnavalitsuse ebaefektiivsuse üle. Kes oleks osanud arvata? Igatahes rõhutab tema kampaania slogan vajadust muuta LA taas esinduslikuks, keskendudes tervele mõistusele tuginevatele lahendustele, vastutusele ja tulemustele, mitte bürokraatiale. Ta seab valimised avaliku rahulolematuse ümber kodutuse, kuritegevuse, maastikupõlengutele reageerimise ja avaliku raha raiskamise pärast. Need on peamised teemad, millele ta oma platvormi rajab. Kodutus, ravi esikohale seadev lähenemine. Ta väidab, et LA-l on pigem narkoprobleem kui eluaseme probleem. Minu arvates on see tegelikult tõsi, sest 90% kroonilisest kodutusest on seotud raske sõltuvusega nagu fentanüül ja metamfetamiin. Ta nimetab tänavate olukorda zombimaaks, mida võimaldab kodutuse äri. Ja tal on 5-osaline plaan. Lõpetada narkootikumide tarvitamise, tarvikute jagamine, käsitleda raskeid sõltlasi kui raskelt puudega inimesi, saata teistest osariikidest pärit sõltlased koju tagasi, kaasata prokurör kartellide laialisaatmiseks ning rajada kaasaegsed ravikeskused koos tööõppe, kogukonnateenuse ja MM-suetega. Eesmärk on 0 kodutute laagrit, puhtad tänavad, seaduste jõustamine ja kainuse esikohale seadmine. Mul on ikka veel uskumatu, et kui mõtled Los Angelesele, mõtled LA-st, aga kui sinna lähed, on see kodutute keskus. See on uskumatu. Igatahes ta kandideerib ka avaliku turvalisuse, eelarvelise vastutuse, kriisi juhtimise, infrastruktuuri ja elukvaliteedi nimel ja nii edasi ja nii edasi nii ede ning tema vastaskandidaat on Karen Bass, kes on esimene mustanahaline naisest linnapea Los Angeleses, endine kongressiliige ja kogukonnaaktivist. Ta valiti 2022 aastal. Tema seisab samuti kodutuse vastu ja muu sellise eest. Aga tema ajal pole olukord tegelikult paremaks läinud. Aga ausalt öeldes, keda see huvitab? Vaatame parem veel Spencer Pratti videoid, sest need on nii lõbusad. Ta on võitmas. Inimesed saavad aru, et nad ei ole enam võimetud. Tead, mida see tähendab? Emad saavad jälle oma lapsi parki viia. Enam ei saa migrandid tasuta tussi. Enam ei saa metisõltlased tasuta hambaid. Kas sa saad aru? Te peate hakkama päris tööd tegema nagu kõik teisedki. Ma tahan teie kõige kurjemaid ideid. Aga kui teeks grillimise ebaseaduslikuks, see on kuri. See on hea. Ma tahan, et te paneksite kõik mängu nende vastu. Ma tõesti loodan, et kõik said aru, et me vaatame Batmani ja kurjad tegelased räägivad sellest, kuidas nad peaksid maailma hävitama ja Spencer Pratt on teel päästma. Jah, kas sa nägid? Kas sa nägid selle laua taga taustal erinevaid inimesi? Ma olen lihtsalt üks mees. See on võimatu.
no ma mõtlen, kuidas sa ei saa selle mehe poolt hääletada. Tõesti, kuidas sa ei saa hääletada? Esiteks peaksime me hääletama selle inimese poolt, kes selle kampaania välja mõtles. Sest see, kes iganes see on geenius ja peaks juhtima Hollywoodi. Pane ta ametikohale. Me oleme nagu selle nutikus, mis portaalist välja tuleb, on geniaalne, nagu see geenius. Lihtsalt tavalised inimesed, kes kardavad tuletõrjujad, nad kõik ühinevad. Nad on nagu, me viime kurjuse maha. Ole see kangelane, keda LA vajab. Ole lihtsalt tavaline inimene ja mine võitlema. Kui geniaalne kampaania. Ja on palju inimesi, kes on sellest elevil. Kuulge. Hääletage Spencer Prati poolt. Hääletage Spencer Prati poolt. Ja jälle veel asju. Ma helinesin, sul on mu number, mul on see olemas. Ma mõtlen, sul on sinu number. Jah, tal on mu number. Sa võid mind salvestada. Ma kohtusin temaga Plaza Verdes linnapea päeval, sest korrumpeerunud Karen Bass tuli minu kallale. Ma olen aktivist. Ta saatis oma väiksed käsilased minu kallale, olles majas. Eks? Nii et nad on nagu lihtsalt kõigepealt see, et sul on siin silt räpastel tänavatel ja keegi puhastab seda survepesuriga, rõhutab seda ideed väga-väga nutikal moel. Aga jälle, sul on veel rohkem reklaame. Nii et järjest rohkem inimesi mõtleb, et me ei ole küll Los Angeleses, aga me saame aru, et see mees, kes astub üles kohaliku elanikuna, võitleb nagu kangelane ja tal on tegelikult mingid läbimõeldud plaanid. Inimesed peaksid sellele tähelepanu pöörama. Kuulame, mida tal endal tegelikult öelda on, sest see on päris Spencer Pratt, kallid vaatajad. Kui hakkad inimestele käeraudu peale panema, vaata, kui paljud lahkuvad. 100%. See mõte, et kui sa lubad kõigil narkootikume teha ja teha, mida iganes nad tahavad ning lased kurjategijatel väljas hullumaja korraldada ilma valvurita, siis nad teevadki seda. Nii et kui minust saab linnapea, siis minu plaan on esimesed 3 nädalat panna üle linna üles sildid. Ei mingit alastust, ei mingit narkootikumide tarvitamist, ei mingit röövimist, ei mingit varastamist, ei mingit koerte põletamist tänaval. Ei mingit koerte väärkohtlemist. Väga selgelt igal sildil, igas sõnas. Nii et me käime ringi ja hoiatame kõiki. Hei, teil on veel 3 nädalat seda. Kell tiksub. Lihtsalt jätkame kõigile rääkimist. Lihtsalt nii, et need inimesed, kes on teadlikud, mõtlevad, wow, linnas on uus linnapea. Võib-olla hakkavad nad lahkuma. Ja siis, kui 3 nädalat saab täis või võib-olla teeme isegi 2 nädalat, võib-olla tahavad inimesed kiiremini. Ja siis, kui me hakkame seadusi jõustama, boom, tänavad saavad korda. Tead, keda ma veel kavatsen kaasata? CDC, sest nendes laagrites levivad keskaegsed haigused. Nad ei võta nendest laagritest proove. Nad ei võta tänavatel proove. Inimesed elavad lihtsalt väljaheidete, narkootikumide tarvitamise, põlevate koerte ja laipade keskel. Meil on vaja need tänavad puhtaks teha. Et mulle see meeldib. Mulle meeldib mõte, et inimestele antakse armuaeg, et nad saaksid asjad korda seada, aga samas tuleb ka öelda, et nüüd aitab, me toome sisse uue juhtkonna. Kui mõelda jälle sellele, et Los Angeleses põletatakse koeri ja kõikel on välja heited, see pole see, mida inimesed on ette kujutanud. Aga Los Angelese inimesed kannatavad tohutult. Siin on veel üks suurepärane reklaam. Ta postitas selle uuesti. Tehisintellekti video. Ma arvan, et see on väga ohtlik suundumus. Ma olin ausalt öeldes veidi hirmul. 150% väljamõeldis on see, et sotsiaalmeedia on nüüd muutumas vägivaldseks. Olgu, Karen, sa ei taha vägivalda. Scusi overtuki sitt kõnniteel, toll ja päts rukkileiba. Tuusi overtuki sitt kõnniteel, näpistus ja päts rukkileiba, lihtsalt viipan oma keppiga, et trikk lõpetada. Krabiti-puu, biti-puu. Miks see siis nii nutikas on? Sest kõik lähevad hulluks, kuna ta teeb tegelikult häid reklaame. Nagu tehisintellekti reklaamid on nii ohtlikud. See on nii ohtlik. Tegelikult ma arvan, et see on päris hea. Igatahes see on see, mida Spencer Pratt praegu teeb. Ja tema, ma ei tea, kas ta võidab. Loodame, et ta võidab, sest LA vajab tõesti uut juhtimist. Ja ma tahan, et inimesed kogeksid seda tunnet, kui näevad, kuidas asjad lähevad käest ära. Nende linn läheb käest ära. Ja siis saavad nad aru, et kui tuua sisse keegi, kes on tegelikult pädev, võib toimuda muutus ja pööre. See on midagi, mille oleme unustanud, sest oleme nii harjunud uskumatut ebapädeva juhtimisega.
aga vaatame, kas Spencer Pratt tõesti võidab ja kas ta suudab midagi muuta. See tuletab paljudele meist tõesti meelde, et linn, mis on sõna otseses mõttes prügimäele langenud, võib taas ellu ärgata kellegi abil, kes tõesti hoolib ega ole lihtsalt võimuhimuline. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite!